Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin, käes on 18. märts. Väike update koroonaviiruse kohta ja selle kohta, mis toimub. Ja lihtsalt väike kokkuvõte. Ma ilmselt igapäevaselt seda ei tee, võib-olla niimoodi iga paari-kolme päeva tagant või niimoodi. Et lihtsalt tulevikus oleks nagu hea vaadata, et mis meil oli. Sest ma loodan, et see koroonaviirus hakkab nagu vaikselt taanduma. Eestis õnneks ei ole uusi juhtumeid väga palju olnud. Viimase 24 tunni jooksul ei ole juurde tulnud neid õnneks. Ja loodame, et see jääb ka niimoodi. Aga midagi ei tea. Ilmselt inimestel on veel paljudel ka peiteaeg ja eks järgmise nädala 2 jooksul on näha, kas neid tuleb juurde või hakkavad haiged terveks saama ennem ja siis asi kuidagi laabub. Ilmselt täielikult korda see asi maailmas ei saa isegi mitte järgmise poole aasta jooksul ja see ilmselt kestab väga kaua, aga tagajärjed juba praegu on tegelikult suht halvad ja majandus igal pool langeb ja inimeste rahakottidest põhimõtteliselt raha lendab tuulde. Kauplustes on olukord suhteliselt rahulik. Firmad hakkavad oma uksi uuesti lahti tegema, poed hakkavad uuesti uksi lahti tegema ja rahulikult saab poes käia. Poodidest toit otsa õnneks ei ole veel saanud, sest tootjad ikka toodavad edasi enamus. Nii et toitu jätkub, WC-paberit jätkub ka ja apteegid on ka lahti. Apteegides küll on kehtestatud teatud kord, et kuidas saad ja siis põhimõtteliselt pead müüja käest alati küsima, kui sa midagi tahad ise nagu väga otsida ei saa. Vähemalt eile Maximarketis oli küll selline olukord, kus põhimõtteliselt apteeki sai ühe inimese kaupa sisse minna, et kui üks käis ära, tuli välja, siis sai teine minna ja niimoodi. Ja põhimõtteliselt pididki müüja käest küsima, kui sul midagi vaja oli. Mujal ei ole me väga seda näinud. Aga jah, inimeste liikumist apteekide sees ka piiratakse päris korralikult. Ja ma saan sellest aru, et olukord on kehvavõitu ja mingeid drastilisi meetmeid peab ette võtma. Samamoodi ka nagu riigipiiri kinnipanek. Alkoholikeeldu ei tule, aga baarides ja sellistes kohtades lihtsalt alkoholimüük lõpetatakse ära alates kella 10, et vältida suurte rahvakogunemiste juhtumist. Enamus inimesi, kes ilmselt praegu on oma panga asju vaadanud ja kes tööinimesed, kes käivad tööl praegu, panevad ju teise pensionisambasse raha, aga sellega on nüüd päris kehvasti. Olen ka enda oma vaadanud ja pean tõdema, et olukord ei ole kiita. Ma olen 6 aastaga, mis ma olen tööl käinud, olen oma pensionisse pannud veidi üle 5000, pea ligi 6000 eurot ja tänase seisuga on see väärt natukene üle 5000 ainult. Ehk ma olen siis ka mis pank tavaliselt juurde pani 2-3 nädalat tagasi, olin ma üle 6000 ja nüüd ma olen peaaegu 5000 juures tagasi. Mis tähendab seda, et ma olen viimase paari nädalaga kaotanud kuskil 1000 eurot ja võrreldes eilse päevaga 100 eurot veel juurde peaaegu ja põhimõtteliselt see langus kestab nüüd põhimõtteliselt nii kaua, kuni see koroonaviirus Eestis on ja kuna meie majandus vaikselt hakkab nüüd langema tänu sellele viirusele, siis ka pankades meie pensionid sulavad ära. Seda kõike oleks saanud vältida, meie armas nunnu president oleks saanud seda olukorda vältida, kus meie teise pensionisamba raha lihtsalt kõik nüüd põhimõtteliselt ära sulab kõikidel. Mina ei ole ainukene, enamus inimesi, keda ma tean, kes on oma teist pensionisammast vaadanud, põhimõtteliselt mitte kellelgi ei ole see teine pensionisammast tõusnud enam, vaid pigem on ta langenud ja kohe kõvasti. Osad on kaotanud seal 1000 eurosid, mõned vähem, oleneb kui palju seal muidugi pangas raha on ja protsendiliselt on inimesed päris palju kaotanud. Kui Kaljulaid oleks selle fucking seaduse vastu võtnud, selle pensioniseaduse, mis nüüd Riigikogust juba 2 korda poolt hääle sai, aga president lihtsalt viimase taunina üritab seda lihtsalt fucking kinni hoida, et seda jumala eest välja ei kuulutataks
justkui oleks see inimestel halb, kuigi praeguses olukorras ma olen enam kui kindel, et päris paljud inimesed oleksid isegi nõus selle raha välja võtma puhtalt sellepärast, et paljud ei saa tööl käia ja võib-olla paljudele ka ei maksta palka tänu sellele ja jumal teab, mis edasi saab. Võib-olla järgmised 3 kuud ei saa veel tööle minna, aga kus see raha võetakse, oleks saanud kasutada siis seda pensioniraha praeguseks kriisiolukorraks, aga nüüd ei saa seda teha ja nüüd me lihtsalt suurte silmade ja nutumaiguga põhimõtteliselt vaatame, kuidas meie see raha, mis meil potentsiaalselt oleks võinud käes olla, lihtsalt haihtub nüüd õhku. Ja ma ei kujuta ette, kas see üldse kunagi hakkab tagasi minema, võib-olla ei lähegi see kunagi tagasi. Võib-olla siis, kui koroonaviirus hakkab ükskord läbi saama ja majandus hakkab jällegi tõusma, siis võib-olla ilmub see raha ka tagasi meile, aga suure tõenäosusega me oleme päris palju kaotanud ja seda raha me ilmselt ei näe nüüd. Et jah, Kaljulaid ilmselgelt saadab selle nüüd jälle kohtusse, sest ka teist korda võeti ju seda Riigikogus vastu ja siis nüüd Kaljulaid on nagu no, me ei võta seda vastu. Ja siin netis ringles omajagu miime, et kuidas on parim viis kuradi koroonaviiruse vastu võidelda, vilgutame tulesid nagu halloo, võta see pensioniseadus vastu, lase inimestel raha välja võtta, et nad saaksid nagu elada ka, sest väga paljudel ei ole ju mingeid sääste eriti, et elada näiteks 3 või 4 kuud oma raha pealt, mis on nagu kokku hoitud ja nagu paljud ilmselt muretsevad selle pärast ja on ilmselt päris mures, et mis nagu saama hakkab, sest kui tööle ei saa, siis palka ei saa ja riik väidetavalt lubab 70% kinni maksta, aga seda ka ei tea. Ja pealegi inimestel on laenud ja võlad ja asjad ja kõik tahavad maksmist, aga kui tööle ei saa käia, siis maksta ei saa. Ja sellepärast olekski praegu ideaalne hetk see raha nagu kõikide inimeste majandusliku olukorra päästmiseks lahti lasta. Et inimesed saaks oma selle raha välja võtta ja nad saaks seda kasutada loodame, et otstarbekalt, mõned ilmselt mitte otstarbekalt, sest eelmine nädal, kui räägiti sellest, et väidetavat alkoholi ostmist hakatakse piirama, inimesed jooksid poodidesse, ostsid meeletut alkoholi kokku, aga samas nüüd tuli välja, et seda ei olnud kõike vaja. Nii et, ja samas poed jäävad nagu nii lahti, et te saate oma viina siis kosta, kui nagu ülejäänud kohad kinni on. Et seda, et poed kinni pannakse, seda hetkel karta ei ole. Ja arvestades seda, et inimesi või haigeid pole nüüd juurde tulnud, siis ilmselt hakkab see olukord natukene stabiliseeruma. Inimesed hakkavad ilmselt nüüd rohkem mõtlema oma hügieeni peale ja hoidma ennast nagu rohkem kodus ja vältima nagu suurtes kohtades käimist, et vältida teiste inimestega kokku saamist. Isegi mina hakkasin kindaid kasutama põhimõtteliselt iga kord, kui ma nüüd poodi lähen. Mul on olemas kindad, mis on nüüd kuhugi kadunud, on olemas täiesti ja lihtsalt igaks juhuks enesekaitseks põhimõtteliselt kasutada seda. Käisin politsei piirivalveametis, pidin oma ID-kaarti vahetama, sellepärast et selle aeg saab lihtsalt läbi kohe. Viimane hetk oli vahetada, kahjuks eile üleeile ei saanud, eile pidin tööl olema, üleeile ei saanud, sellepärast et kinni oli, täna oli täiesti lahti. Seal oli üks politseinik oli maskiga ja kinnastega ja kohe küsis, et mis põhjusel ma tulin. Loomulikult mul oli nagu reaalne põhjus, ma pidin sinna nagu nii minema, sest ma ei saanud, mul ei ole siin kodus kuskil nagu seda pilti teha. Muidu ma oleks kodus võinud ka seda teha, aga paraku pidin minema sinna koha peale. Tore oli näha, et seal oli kenasti olemas võimalus desinfitseerida, kõikidel oli kindad ja näomaskid ja mul endal ei olnud kindaid, aga ma enne sisenemist desinfitseerisin käed ära ja seal koha peal ka veel ja peale sealt minekut isegi ühe korra. Nii et jah, ja muretsesin desinfitseerimisvahendit juurde, kuigi kodus olles inimesed ei peaks nagu desinfitseerimisvahendit otseselt iseenesest kasutama. Kõige parem variant, kuidas ennast kaitsta kodus, on kasutada seepi ja vett. Sest WHO vähemalt kinnitas, et põhimõtteliselt käte pesemine on kõige olulisem ja see desinfitseerimine ei ole nüüd kõige vajalikum, aga kui sul lihtsalt ei ole võimalik pesta, siis desinfitseerimine on ka üks hea lahendus. Ja muretsesin ka siin desovahendit juurde. Inimesed on päris palju nõus desovahendi eest välja käima. 2 liitri eest käidi siin välja üle 70 € ja liitri eest üle 30 €.
ja väikeste selliste 100 milliliitriste pudelite eest on inimesed nõus käima vaata, et pea 20 €, nii et inimesed nagu loodavad, et desovahend on nagu mingi maagiline asi, mis nagu aitab neid, kuigi tegelikult inimesed ise saavad palju teha, vältides igasuguseid kohti ja teiste inimestega kokkupuutumist. Ja põhimõtteliselt käte pesemine on ka hea, et vältida seda kõike. Ja noh, näomaskid ei olegi nii olulised, et neid ei oleks nii väga vaja juhul, kui sa lihtsalt, ma ei tea, ei puutu nagu hästi paljude inimestega kokku, kes võivad sulle peale aevastada või köhida või midagi sellist. Nagu müüjad ja sellised inimesed, ja teenindajad, kes on teistes asutustes. Et nemad võiksid tegelikult kanda kindaid ja maske selle jaoks, et vältida lihtsalt teiste inimestega kokkupuudet, sest nende juures käib hästi palju inimesi kogu aeg läbi. Ja lihtsalt riski vältimiseks võiks nad kanda. Ülejäänud inimesed väga ei peaks nagu neid maske ostma, sest ma arvan, et tervisetöötajatel on neid hetkel rohkem vaja, sest ega meil ei ole neid väga palju ja kuna Hiinas neid juurde ei toodeta, siis neid ei ole väga palju ja väga raske on neid kuskilt saada ja tervisetöötajad ka pigem panevad inimestele südamele, et maski ei oleks nagu mõtet osta neil, et pigem hoidke maske siis tervisetöötajatele ja firmad, kes neid maske müüvad, on ka osad öelnud, et neil on olemas, aga nad ei anna neid välja, sest nad hoiavad neid tervisetöötajate jaoks, mis on nagu täiesti õige. Muidugi inimesed, kes on haiged, kes ma ei tea, köhivad ja tatistavad ja on haiged sellest koroonaviirusest, siis nemad muidugi jah võiksid kanda. Seda ka muidugi juhul, kui nad kodus väljas käivad, aga praeguse seisuga koroonaviirusesse nakatunud on kohustatud kodus olema. Karantiin tähendab seda, et nad on kodus 24/7, nii kaua kuni terveks saavad ja kodust välja ei lähe. Kahjuks ühel päeval siin väidetavalt üks koroonahaige käis ka raudtes. Mina ise käisin ka seal samal päeval, mõned tunnid hiljem vist. Ja ütleme ausalt, et ise pole veel haigeks jäänud. Nii et ja väga ei karda ka haigeks jäämist, sest tavaliselt mulle ei hakka isegi tavaline gripp külge, nii et ma nagu väga ei paanitse selles mõttes. Aga kinnaste kasutamine on praegu isegi täitsa okei ja inimesed ei vaata väga imelikult. Isegi täna kaarautes käides olid kindad käes ja ma nagu ei pannud tähele, et inimesed oleks nagu veidralt vaadanud. Mul oli ikka muidugi musta värvi kindad, mis natukene varjasid ilmselt kinnaste olemasolu ja ei olnud nii silmatorkavad, aga jah, et kindad. Desinfitseerimisvahendid topsikut ma seal ei leidnud, et oleks saanud ukse juures kogu aeg lõbistada ja ära desinfitseerida käed. Aga jah, mida veel? Tegelikult käies ringi erinevates poodides ja kohtudes müüjatega ja teiste inimestega, siis inimeste silmist on näha ikkagi, et inimesed on hirmul ja täiesti õigustatud, sellepärast et sellist olukorda nagu praegu ei ole meil viimase 20 aasta jooksul kunagi olnud. Ja ilmselt tulevikus juhtub meil seda veel tihedamini, kus mingi viirus tuleb kuskilt väljastpoolt mingist Hiinast või kuskilt sellisest Aasia riigist, mis hüppab siis jälle loomadelt inimeste peale ja siis nakatab tervet fucking maailma. Nii et eks me tulevikus peame olema nüüd targemad ja tegema oma järeldused sellest olukorrast, mis meil praegu on. Muidugi kõigepealt me peame saama sellest olukorrast üle. Loodame, et kui kevad kätte jõuab, ilmad soojemaks lähevad ja inimesed hoolikamaks muutuvad, siis me saame sellest viirusest üle. Suure tõenäosusega see viirus ei kao maailmast ära. Seda on väga raske ilmselt teha niimoodi, et seda enam ei oleks, aga me saame teha kõik, et inimesed oleksid vaktsineeritud selle vastu ja oleks välja töötatud ka mingi ravi selle viiruse vastu. Et isegi inimesed, kes haigestuvad, saavad sellest ilusti üle ja elavad rõõmsalt edasi. Vaktsiini hakati testima inimeste peal ja loodame, et järgnevate kuude jooksul jõudakse ka sellesse faasi, kus hakatakse seda vaktsiini väljapoole laborit nagu jagama inimestele ja kasutama nagu massiliselt, aga muidugi nad peavad leidma nüüd viisi, kuidas seda ka massiliselt toota, sest põhimõtteliselt on vaja 7 miljardit doosi teha. Ja me ei tea veel, kas see on ühekordne või peab seda kordama. Praeguse seisuga nagu peaks seda ühe korra tegema. Aga samas võib see olla ka nagu gripi oma, mida pead iga natukese aja tagant jälle uuendama. Täna hommikul
nägin Facebookis uudist, kuidas Kuperjanovi omad ja tegelikult üldse sõjaväeosad panevad oma uksed lukku kuni 1. maini, mis tähendab, et ajateenijad kahjuks ei saa linnaloale. Mina elades siin Kupi vastas nägin ka praegu, et sõdurid täiesti kõndisid mööda ja on kohal. Väliharjutusi vist tehakse sellepärast, et ennist oli paugutamist kuulda, midagi seal polügooni peal tehti. Aga jah, linnaloale ei saa lihtsalt selleks, et vältida olukorda, kus minnakse linnaloale ja tuuakse siis pataljoni sisse ja seal siis rahva sees olles see lihtsalt plahvatuslikult ilmselt leviks ja terve sõjaväe jagu oleks ilmselt karantiinis siis. Ja ma ei tea, kas külastuspäevad toimuvad, sellepärast, et mul ühtegi tuttavad hetkel ei ole siin ja ei ole nagu kuulnud ka, et külastuspäevad ära jäävad või midagi. Aga ma arvan, et kaitse eesmärgil ilmselt jäetakse ära ka need külastuspäevad, et inimesed väljaspoolt pataljoni ei tooks haigust sisse. Praeguse seisuga on, ma ei mäletagi, mis pataljon see oli, seal on üks inimene koroonaviirusesse haigestunud ja siis on mingid mõned tervisetöötajad vist on haigestunud ja üks lasteaiaõpetaja vist. Mingi lasteaiatöötaja igatahes oli. Nii et viirus on jõudnud kõikjale. Võrus on praeguse seisuga 25 haiget. Enamus nendest ilmselt olid need, kes käisid seal peol. Ja samas ei ütleks, et inimesed Võru linnas nagu väga paanikas oleksid võrreldes näiteks Tartu ja Tallinnaga, kus poed ostetakse tühjaks. Võrus on poed kenasti lahti, Rimis käies eile öeldi ilusti ära, et toitu jätkub ja inimesed ei peaks endale tegelikult väga varuma seda toitu, sest poed jäävad lahti ka siis, kui on karantiin ilmselt. Nii et kindlasti on mingi viis, kuidas inimesed toidu kätte saavad, sest ära nälgida ka ei saa inimestel lasta. Et see ei ole ka nüüd lahendus, aga kindlasti midagi välja mõeldakse, pannakse desovahendi pudeleid igale poole ja kästakse kindaid kasutada ja mida iganes. Või siis lihtsalt vähendatakse inimeste arvu poes, nagu apteegides lastakse siis nüüd ühe kaupa sisse siukest asjad. Võib-olla poodi lastakse näiteks 10 inimest korraga, oodatakse, kui nad ära tulevad, siis lähevad järgmised 10. See muidugi põhjustab meeletud järjekorrad ukse taga, aga olukorra nagu stabiliseerimiseks on ka see võib-olla vajalik mingil hetkel. Kui nüüd haigestunud juurde ei tule, siis on hästi. Loodame, et see jääbki niimoodi, et 225, kes praegu haiged on ja kellest üks nüüd on terve, siis 224 inimest on püsivalt haiged jätkuvalt. Et loodame, et nemad saavad ka varsti terveks ja siis rahuneb see asi maha. Loomulikult riigipiire me ei saa lahti teha, sellepärast, et me ei saa lubada välismaalastel jällegi siia tulla, kes võivad olla potentsiaalselt haiged ja võivad oma viiruse nüüd jällegi kaasa tuua endaga. Mille tõttu siis me nakatuks uuesti ja hakkaks kogu see jant jälle otsast pihta, et ilmselt kuni 1. maini on terve Euroopa lihtsalt lukus. Väga paljud riigid on pannud oma uksed lukku ja ei lase lihtsalt sisse. Riigikodanikud küll võetakse eriolukorras sisse ja pannakse karantiini ja värk ja nemad saavad ilmselt koju ühel hetkel. Aga jah, välisriigi inimesed sisse ei saa. Nii et see on isegi hea. Et lihtsalt riigikaitse mõttes hoida asi nagu oma riigi piirides ja mitte lasta siis võõrastel sisse tulla. Soome oli meil ka plaanis minna kunagi tulevikus, aprilli lõpus, mai alguses, siis kui meil puhkused on. Aga praeguse seisuga, kui see koroonaviirus jätkab oma tegemisi nii nagu praegu ja haigete arv ei vähene eriti, siis mina näen, et tulevikus järgmise kuu-paari jooksul ei tehta neid piire veel nii täielikult lahti, et me saaksin riikide vahel käia rahulikult ja ilma mingit hirmu omamata. Et suure tõenäosusega kuu-poolteist, isegi 2 võib-olla, võivad olla piirid kinni ja me peame sellega leppima. Olukord lihtsalt on nii kohutav tegelikult maailmas, et igas riigis on see koroonaviirus sees ja me peame midagi koos tegema selle jaoks, et sellest asjast üle saada. Me ei saa loota ainult, et valitsus midagi teeb ja haiglad ja terviseasutused,
See on siiski meie kõigi teha, sest me kõik oleme selles supis sees praegu ja selleks, et sellest elusana välja tulla, peame me tegema koostööd kõik. Inimesed peavad oma hügieeni jälgima, vältima avalikke kohti ja üritama võimalikult vähe väljas käia. Paraku jah, inimesed, kes peavad tööl käima, võtavad selle suure riski, et nad lähevad kodust välja, lähevad tööle teiste inimeste sekka ja loodame, et kuskil firmades ei hakka see koroonaviirus levima, sest vastasel korral hakatakse ka firmasid kinni panema, mis võib ohtu seada muidugi meie toidulaua, sest kui toiduainetööstused ei toimi, siis jääb meie see toiduvalik ka natukene väiksemaks, kuigi praeguse seisuga on vähemalt 8 kuuks on kõikidel firmadel olemas varud, et inimesed ära toita. Samamoodi ka meil on ilmselt, ma arvan, pikem, sest meie Paidelad on tohutult suur. Et kuna piirid on kinni, siis väga palju kaupa ilmselt praegu välja ei lähe ja suurem osa jääb Eestisse, ehk siis midagi mõeldakse välja. Ei tea, kaua meil see tootmine veel toimub, sellepärast, et meil on väiksed ütleme niimoodi materjaliprobleemid vaikselt võimust võtmas, aga loodame, et need ei mõjuta nagu eriti suurelt meie tootmist. Pigem meie tootmist mõjutab hetkel see, et meil on terve hulk lätlasi on praegu puhkusel, sellepärast, et nad lihtsalt ei saa üle Läti piiri tulla ja siis nad peavad kodus olema. Enamus on nendest puhkusel, sest neil ei jäänud lihtsalt muud üle, sest vastasel korral nad peavad jääma Eestisse, aga kui neil Eestis kuhugi minna ei ole, siis oled sa põhimõtteliselt nagu kodutu. Põhimõtteliselt eladki tööl kogu aeg ja koju ei saagi. Aga loodame, et see asi kuidagi laheneb, et töölised saavad uuesti tööle mingi aja pärast ja meie töölised ka, kes on nüüd kuskil reisil, et nemad tulevad tagasi, on karantiinis ära, tulevad tööle ja siis me saame kuidagi selle olukorra nagu ära lahendada normaalselt. Ei ole väga kuulnud, et teistes firmades oleks nagu väga palju neid probleeme olnud, aga samas kõik ei räägi ka nendest probleemidest, mis neil firmasiseselt on. Loomulikult meil võetakse hügieeni hästi tõsiselt nüüd. On kõik vahendid, et ennast desinfitseerida, puhastada, värki, et meil peaks olema nagu suht ohutu see olukord praegu. Aga kunagi ei tea, mis juhtuda võib, kes võib saada näiteks poest selle viiruse kaasa ja tootmisesse tuua. Aga põhimõtteliselt, kui käsi desinfitseerida, siis peaks oht olema nagu minimaalne ja ei tohiks nagu väga hullu olla. Nii et loodame, et meie tootmine jätkub ka järgmistel kuudel, et inimesed saaksid ikka süüa ja loomulikult teised firmad ka püsiksid nagu vee peal. Mis puudutab nagu teisi ettevõtteid, näiteks poode ja selliseid kohti ja kaubamajasid, et nendega on natukene kehvemini, sest nemad peavad paraku oma uksed kinni hoidma veel. Kagukeskus lasi oma uksed lahti, aga seal olid mingid mööndused, mille tõttu, mis nagu veel olid, et mingid reeglid olid tehtud seal, et olukord nii nagu hulluks ei lähe, ilmselt keelatakse ära mingid kogunemised ja asjad, et inimesed nagu ei koguks sinna punti kokku ja sest paljud lapsed on ju, tegelikult kõik Eesti lapsed, kes käivad koolis, on ju praegu kodus ja teevad nüüd e-õpet. Ma ei oska öelda, mismoodi see toimib või kuidas see toimib ja kas see üldse toimib. Et jah, aga ürituste koha pealt on see, et väga paljud üritused on ära jäetud, edasi lükatud. Eurovisiooni koha pealt ei tea, mis saab. Olümpiamängud on ka sellise kahtluse all, et mis nüüd saab, on ju. Et olukord on igal pool raske. Me peame lihtsalt sellega kuidagi praegu hakkama saama. Kõigil on raske ja ilmselt kõige raskem on neid, kes haiged on muidugi. Nemad peavad haigusega võitlema, need, kes on terved, peavad üritama vältida seda haigust iga hinna eest, et ise mitte haigeks jääda. Sest arvestades meie rahva hulka siin maailmas, siis viirus on paraku kiire levima, kui midagi ette ei võeta ja nagu Wuhanis ja Itaalias oli näha, oodati liiga kaua, teati, et haiged on sees, aga midagi otseselt ette ei võetud ja tänu sellele lihtsalt plahvatuslikult haigestunud inimeste arv kasvas ja surmad tulid päris kiiresti. Aga nüüd on võetud karmid meetmed käsile, nii et eks näis. Nii et jah, selline väike, tegelikult päris pikk update tänase hetkeolukorra kohta Euroopas ja maailmas. Meil on peaaegu 200 000 haiget, nii et asi on päris halb. Aga paljud on juba terveks saanud, umbes 100 000 on varsti juba terved, nii et pooled on terveks saanud. Kuigi siin räägitakse, et ka tervenenud inimesed jäävad uuesti haigeks, mis
ei ole just kõige positiivsem asi, aga või ju nad siis ei olnud täielikult terved või midagi. Et loodame kõikide inimeste panusele nüüd siis, et inimesed hoiaksid ennast ja loomulikult jälgiksid enda lähedasi, et kui lähedastel mingid sümptomid tulevad, siis nad saavad kohe teada enda, et tal on mingid sümptomid ja värgid, et võib-olla on koroona, võib-olla mitte, ei tea. Et siis selleks jaoks peab võtma ühendust oma perearstiga ja konsulteerima, et mis siis edasi teha. Võib-olla võtma terve perega lihtsalt koduse karantiini ja istuma kodus need paar nädalat ja vaatame, et kui haigus sedasi nagu ei levi ja midagi, siis järelikult ei olnud koroona, aga lihtsalt olukord on praegu selline, et põhimõtteliselt iga köhanohu ja kurguvalu ja selline asi on põhimõtteliselt nagu mul on koroona. Et inimesed lasevad ennast testida, nüüd hakatakse testima ka neid kergemaid sümptomeid, et vältida seda, et inimesed on kergete sümptomitega haiged koroonast ja levitavad seda edasi, ilma et nad nagu väga ise aru saaks, et neil midagi nagu suurt viga oleks. Kõige lihtsam koroona sümptom ilmselt praegu on et ma ei tea, hingamisraskused ja palavik on nagu kõige lihtsamad asjad, et kui sul on need, siis ilmselt on sul koroona. Eriti kui hingamisraskused tekivad, siis peaks kindlasti koju jääma, siis ei tohiks nagu mitte kuhugi minna. Aga samas on nagu suht keeruline nagu eristada, et kas sul on külmetus, gripp või koroona on ju, selle jaoks pead testid tegema. Ja tavaliselt vist tehaksegi gripi ja koroonatest mõlemad korraga igaks juhuks, et vältida seda, et kui sul on gripp, siis sa istud gripiga kodus ja kui sul on koroona, siis sa istud kodus koroonaga. Lihtsalt koroonaga on sinu nõuded natukene suuremad, sa pead rohkem jälgima enda ümbrust ja hoidma ennast. Gripi puhul õnneks olukord nii hull ei ole, enamus inimesi ei ole väga gripile vastuvõtlikud ja enamus on ka vaktsineeritud, nii et see aitab kindlasti kaasa. Aga jah, selline siis on hetkeolukord Eestis ja maailmas ja loodame, et see vaktsiin tuleb varsti, et me saame kõik selle kätte, saame ennast ära vaktsineerida ja siis saame rahulikult eluga edasi minna. Kuigi minek on nüüd raske, aga kuidagi tuleb hakkama saada. Nii et tänan kõiki vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ide, kirjutage alla, kuidas teie olukord on. Kas varute WC-paberit, kas varute toitu, desovahendit või oletegi nüüd põhimõtteliselt kodus, sellepärast et ei julgegi enam üldse välja minna. Mina pean kahjuks tööle minema, teie võib-olla ei pea, aga veel kord tänan kõiki vaatamast, hoidke end ja kohtumiseni järgmisel korral. Tšau!